Aujourd'hui, moi, je suis une petite boîte. On faisait 16 000 euros de gasoil par mois et là, on passe à 30 000 euros. Kütuse hinna kahekordistumise tõttu protestisid veokite ja busside omanikud Pariisi ringteel üliaeglase sõiduga, et nõuda valitsuselt suuremat abi transpordiettevõtetele. Prantsuse valitsus lubas firmadele 50 miljonit eurot aprillis, et kompenseerida USA alustatud Iraani sõja mõju mootorikütuse hinnale. Väikeettevõtjate arvates sellest ei piisa. Valitsusega ootab, kuidas sõda Iraanis edasi kulgeb. Moi, je leur dis qu'on va tout faire pour qu'ils ne meurent pas, parce qu'on a besoin d'eux, parce que le transport de marchandises ou de voyageurs dans notre pays, c'est 90% du transport, parce que ce sont des petites, majoritairement entreprises, des moyennes entreprises qui font et qui nourrissent les Français, je dirais, et à travers ces entreprises, on a besoin qu'elles vivent. Tabaro sõnul ei ole Iraani sõda eurooplaste sõda. Sama sõnumit rõhutas ka naaberriik Hispaania, mis otsustas mitte anda luba ameeriklastele kasutada Hispaania õhuruumi Iraani ründamisel. USA aga jätkab surve kasvatamist Iraanile. Meedia andmeil saadavad Ühendriigid piirkonda vähemalt 5000 sõjaväelast, kelle ülesanne võib olla Iraani naftajaotuskeskuse Khargi saare vallutamine ja hoidmine. USA presidendi arvates on Iraanis režiim juba vahetunud ning nüüd käivad päris head läbirääkimised. So I think we've had regime change. You can't do much better than that. The regime that was really bad, really evil was the first one. That was done. The second was appointed. And they're gone. They're all dead, other than one who may have a little life. And then they're really the third group. And the third group of people that seem to be much more reasonable. It truly is regime change. Iraani režiim sai järjekordse hoobi, kui meedia andmeil hukkus mereväe ülem. Alireza Tangsiri vastutas Hormuzi väina blokaadi eest, kuid veel ei ole selge, kas tema tapmine avab väina kütusetankeritele. Trumpi arvates on aga selles vallas oodata arenguid, sest väinas sai Iraani loa edasi liikuda 20 tankerit ja seda tänu läbirääkijatele. Kütuse hind jätkab siiski kasvu. Selle leevendamiseks otsustas Austraalia vähendada kütuseaktsiisi suveni. Today we're announcing the Commonwealth Government will halve the fuel excise on petrol and diesel for 3 months. The halving of the fuel excise will reduce the cost of fuel by 26.3 cents per litre. Lisaks peatab valitsus raskeveokite teemaksu küsimise 3 kuuks.